Detsembris 1990. aastal, kui Nõukogude Liit lagunes nagu kaardimaja tuules, kadus Moskva arhiividest üks salajane toimik. Toimik kandis koodnime Operatsioon Toompea ja sisaldas üksikasjalikke plaane Eesti parlamendi hõivamiseks. Dokumendis olid märgitud täpsed kellaajad, ründajate kogunemiskohad ja isegi nimekiri inimestest, kes pidid pärast riigipööret võimule tulema. Kuid kõige šokeerivam oli viimane lehekülg, käsitsi kirjutatud märkus, mida ei olnud allkirjastatud, kui see ebaõnnestub, pole tagasiteed. Kes selle kirjutas? Kas see oli hoiatus või ähvardus? Ja miks see dokument kadus täpselt samal päeval, kui üks mees ületas Eesti piiri viimast korda, põgenedes läände, kuid mitte vabaduse poole, vaid unustusse? Mis oli selles toimikus, mida isegi ka ohvitserid ei tohtinud näha? Ja miks need, kes seda lugesid, ei rääkinud sellest kunagi avalikult? Kujutage ette meest, kes seisis Toompea lossi väravas 1990. aasta maikuus, tema selja taga tuhanded vihased mehed, ees aga õhuke politseikordoon ja valitsus, mis oli alles õppinud kõndima. See mees ei olnud sõdur ega terrorist, ta oli rahvasaadik, valitud demokraatlikult, kuid tema eesmärk oli demokraatia hävitamine. Tema nimi oli Jevgeni Kogan ja ta oli üks ohtlikumaid inimesi Eesti ajaloos. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud vägivaldne ise, vaid sellepärast, et ta oskas muuta tuhandeid inimesi relvaks. Ta ei vajanud tanke ega sõdureid, tal oli midagi võimsamat, viha, hirm ja Moskva õnnistus. Aga kes oli see mees tegelikult? Kas ta oli fanatik, kes uskus tõesti Nõukogude Liitu, või lihtsalt mängur, kes panustas valele hobusele? Ja mis juhtus temaga pärast seda, kui tema impeerium varises kokku? Jevgeni Kogan sündis 1954. aastal, ajal, mil Nõukogude Liit oli oma võimsuse tipus. Stalin oli surnud aasta varem, kuid tema pärand elas edasi igas tehases, igas koolis, igas perekonna hirmus. Kogan kasvas üles Tallinnas, kuid mitte Eesti perekonnas, ta oli osa sellest suurest venekeelsest kogukonnast, kes tuli Eestisse pärast sõda, töötama tehastesse, ehitama uut Nõukogude maailma. Need inimesed ei olnud okupandid oma silmis, nad olid ehitajad, kangelased, kes tõid tsivilisatsiooni tagurlikesse Balti provintsidesse. Kogan imbus sellesse ideoloogiasse nagu käsn vette. Ta lõpetas instituudi, sai inseneriks, töötas suurtes tehnikaettevõtetes. Aga tema tõeline talent ei olnud inseneeria, see oli retoorika. Ta oskas rääkida nii, et inimesed uskusid teda. Ta oskas muuta keerulised poliitilised küsimused lihtsateks valikuteks, kas sa oled meiega või meie vastu. Kas sa tahad korda või kaost? Kas sa tahad Nõukogude Liitu või fašismi? 80. aastatel, kui Mihhail Gorbatšov kuulutas välja perestroika ja glasnosti, hakkas Nõukogude impeerium pragunenema. Eestis algas ärkamisaeg, inimesed hakkasid laulma keelatud laule, lehvitama keelatud lippe, nõudma seda, mida nad olid kaotanud 45 aastat tagasi, vabadust. Aga igal liikumisel on vastuliikumine. Kui eestlased laulsid sind surmani, Eesti, siis venekeelsed töölised kuulsid selles ähvardust. Nad nägid, et kui Eesti saab iseseisvaks, siis nemad, need, kes ehitasid selle maatehased, kes teenisid siin oma leiba, jäävad võõraks. Ja siis ilmus Jevgeni Kogan. Ta ei olnud esimene ega ainus, kes hakkas organiseerima venekeelset vastupanu, kuid ta oli kõige karismaatilisem, kõige jultum, kõige ohtlikum. Ta lõi liikumise nimega Interrinne, Rahvarinne Eesti NSV toetuseks. Nimi oli irooniline, see oli Rahvarinne, vastu Rahvarindele. Aga Koganile ei olnud see iroonia, see oli sõda. Interrinne kasvas kiiresti. Tehaste töölised, sõjaväelased, pensionärid, kõik, kes tundsid, et nende maailm on ohus, tulid Kogani miitingutele. Ja need miitingud olid võimsad. Tuhandeid inimesi, punased lipud, Nõukogude hümnid, loosungid, Eesti jääb Nõukogude Liitu, fašism ei läbi. Kogan rääkis nagu tribüün, ta ei vajanud mikrofoni, tema hääl kandus üle väljaku. Ta maalis pildi tulevikust, kus eestlased ajavad venelased välja, kus tehased suletakse, kus algab kodusõda. Kas see oli tõsi? Ei, muidugi mitte. Aga hirm ei vaja tõde, hirm vajab ainult uskumist. Ja Kogan pani inimesi uskuma. Ta rääkis sellest, kuidas Moskva ei lase Eestit kunagi minna, kuidas tankid tulevad, kui vaja, kuidas lääs ei aita, sest lääs kardab Nõukogude Liitu. Ja kõige hullem, ta ei valetanud täielikult. Moskvas olid tõesti jõud, kes tahtsid Balti riike hoida. Ja Kogan oli nende käepikendus.
1989. aastal valiti Kogan Nõukogude Liidu Ülemnõukogu rahvasaadikuks. See oli tema triumf. Nüüd ta ei olnud enam lihtsalt aktivist, ta oli seadusandja, ta oli osa süsteemist. Ja ta kasutas seda positsiooni täiel määral. Ta rääkis Moskvas, ta rääkis Tallinnas, ta rääkis kõikjal, kus teda kuulati. Ta nõudis, et Eesti iseseisvusliikumine kuulutataks põhiseaduse vastaseks, et selle liidrid vahistataks, et Nõukogude armee tooks korra tagasi. Aga Moskva kõhkles. Gorbatšov ei tahtnud verd. Ta mäletaks Ungari 1956. aastat, ta mäletas Tšehhoslovakkia 1968. aastat. Ta teadis, et tankid tänavatel tähendavad lõppu mitte Eesti iseseisvusele, vaid Nõukogude Liidu mainele. Ja nii Kogan jäi ootama. Aga ta ei oodanud passiivselt. Ta valmistas ette midagi, mis pidi muutma kõike. Kevadel 1990. aastal oli Eesti juba de facto iseseisev. Valitsus tegutses, parlament võttis vastu seadusi, Nõukogude Liidu direktiive ignoreeriti. Aga de jure oli Eesti ikka veel osa Nõukogude Liidust. Ja Kogan otsustas, et on aeg tegutseda. Ta ei oodanud enam Moskvalt käsku, ta võttis initsiatiivi enda kätte. Ta organiseeris miitingu, kuid see ei olnud tavaline miiting. See oli armee. Tuhanded inimesed, paljud neist endised sõjaväelased, paljud purjus, kõik vihased. Ja Kogan ütles neile, Toompea on okupeeritud fašistide poolt. Me peame selle vabastama. See oli absurdne, Toompea lossis istus seaduslikult valitud parlament. Aga Koganile oli seadus see, mida ta ise defineeris. Ja tema järgijad uskusid teda. Nad läksid. Tuhanded mehed, marssides läbi Tallinna tänavate, karjudes loosungeid, lehvitades punaseid lippe. Politsei üritas neid peatada, aga nad olid liiga paljud. Nad jõudsid Toompea väravateni. Ja siis nad tungisid sisse. Väravad purustati, politsei tõrjuti tagasi, mehed jooksid ülesmäele, lossi poole. Valitsuse liikmed olid sees, nad kuulsid karjeid, nad nägid akendest vihast massi. Peaminister Edgar Savisaar läks raadiosse ja ütles sõnad, mis jäävad Eesti ajalukku igaveseks. Toompead rünnatakse. Kordan, Toompead rünnatakse. See oli hädaabikutse. Ja eestlased vastasid. Tuhanded inimesed tulid Toompeale, mitte relvadega, vaid lihtsalt oma kehadega. Nad seisid ründajate ja parlamendi vahel. Nad laulsid. Ja see peatas Kogani. Tema mehed ei julgenud edasi minna. Mitte sellepärast, et nad kartsid politseid, vaid sellepärast, et nad nägid, et teisel pool on samuti inimesed, mitte vaenlased. Ja nii rünnak nurjus. Aga Kogan ei andnud alla. Ta ütles, et see oli alles algus. Ta lubas, et Moskva sekkub, et tankid tulevad, et Eesti iseseisvus on illusioon. Ja mõnda aega näis, et ta võib õigust saada. Suvel 1991. aastal saatsid Moskva kõvad jõud tanke Vilniusesse ja Riiga. Inimesed surid. Aga Eesti pääses. Miks? Võib-olla õnn, võib-olla diplomaatia, võib-olla see, et Moskva oli juba liiga nõrk. Aga Kogan uskus, et see on ajutine. Ta uskus, et impeerium tuleb tagasi. Ta eksis. Augustis 1991. aastal toimus Moskvas riigipööre. Kõvad jõud, KV, armee, partei konservatiivid üritasid Gorbatšovi kukutada ja impeeriumi päästa. Kogan toetas neid. Ta uskus, et see on tema võimalus. Aga riigipööre nurjus. 3 päeva ja kõik oli läbi. Ja siis lagunes Nõukogude Liit. Mitte järk-järgult, vaid äkki, nagu plahvatus. Eesti kuulutas end iseseisvaks ja seekord ei olnud tagasiteed. Kogan mõistis, et ta on kaotanud. Ta põgenes Venemaale. Eestis kuulutati ta persona non grataks, ta ei tohtinud enam kunagi tagasi tulla. Venemaal üritas Kogan jätkata poliitilist karjääri. Ta liitus parteiga Vzrostenie, üks paljudest väikestest natsionalistlikest liikumistest, mis üritasid impeeriumi tuhast üles äratada. Aga keegi ei vajanud teda enam. Venemaal oli ta lihtsalt üks paljudest kaotajatest, üks neist, kes panustas valele poolele. Ta ei olnud enam tribüün, ta ei olnud enam ohtlik, ta oli lihtsalt vana mees, kes elas minevikus. Ta suri 1997. aastal Peterburis. Täpne kuupäev pole teada, isegi tema surm oli vaikne, märkamatu.
Mees, kes kunagi pani tuhanded inimesed liikuma, suri üksi, kaugel kodust, mida ta kunagi ei pidanud koduks, aga mille eest ta võitles, nagu see oleks tema oma. Aga kes oli Jevgeni Kogan tegelikult? Kas ta oli fanatik, kes uskus tõesti Nõukogude ideoloogiasse, või pragmaatik, kes kasutas süsteemi oma ambitsioonide teenimiseks? Kas ta oli Moskva käsilane või iseseisev mängija? Ja kõige tähtsam, kas ta kahetseb kunagi seda, mida ta tegi? Need küsimused jäävad vastuseta, sest Kogan ise ei rääkinud kunagi avalikult oma motiividest. Aga need, kes teda tundsid, räägivad kahest erinevast mehest. Ühed mäletavad teda kui karismaatilist liidrit, kes seisis oma rahva eest, kes ei lasknud end hirmutada. Teised mäletavad teda kui ohtlikku demagoogi, kes oleks valmis ohverdama tuhandeid inimesi oma ego nimel. Tõde on ilmselt kuskil vahepeal. Kogan oli mees, kes uskus, et ta teeb õiget asja, aga kes ei mõistnud, et ajalugu oli juba teinud oma valiku. Ja see valik ei olnud tema kasuks. Aga lugu ei lõpe Kogani surmaga. Sest iga liikumine jätab jälje, iga sõda jätab haavad. Ja Interrinne, kuigi see lagunes pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, jättis Eestisse midagi, mis ei kao kunagi täielikult, lõhe. Lõhe eestlaste ja venekeelsete vahel, lõhe nende vahel, kes mäletavad Nõukogude aega kui okupatsiooni ja nende vahel, kes mäletavad seda kui stabiilsust. See lõhe on täna väiksem kui 30 aastat tagasi, aga see on ikka veel olemas. Ja mõnikord, kui poliitilised tuled tõusevad, võib kuulda kajakaid Kogani retoorikast, mitte tema suust, vaid nende suust, kes õppisid temalt, kuidas kasutada hirmu ja viha poliitilise relvana. 1990. aastatel, kui Eesti ehitas oma uut riiki, oli üks suurimaid väljakutseid see, kuidas integreerida venekeelne kogukond. Paljud neist inimestest, kes tulid Interrinne miitingutele, ei olnud kurjad ega vihkasid eestlasi, nad olid lihtsalt hirmul. Nad kartsid, et nad kaotavad oma töö, oma keele, oma identiteedi. Ja Kogan kasutas seda hirmu ära. Ta ei püüdnud neid rahustada, ta ei püüdnud leida kompromissi, ta süütas hirmu, muutis selle vihaks ja suunas selle Toompea poole. Aga mis oleks juhtunud, kui ta oleks valinud teise tee? Mis oleks juhtunud, kui ta oleks kasutanud oma karismat mitte lõhe süvendamiseks, vaid silla ehitamiseks? Kas Eesti ajalugu oleks olnud teistsugune? Kas venekeelne kogukond oleks integreerunud kiiremini, valutumalt? Need on küsimused, millele me ei saa kunagi vastust, sest Kogan valis sõja, mitte rahu. Ja siiski on üks detail, mis ei lase ajaloolastel rahule jääda. Pärast Kogani surma leiti tema korterist Peterburis kast vanu dokumente. Enamik neist olid tavalised Interrinne protokollid, kirjad, ajaleheleiked. Aga üks dokument oli erinev. See oli käsitsi kirjutatud kiri, dateerimata, allkirjastamata. Kirjas seisis, ma teadsin, et me kaotame. Ma teadsin seda juba siis, kui me läksime Toompeale. Aga ma pidin proovima. Sest kui ma ei oleks proovinud, siis ma oleksin reedetud kõiki neid, kes uskusid mind. Kas see kiri oli Kogani oma? Kas see oli kirjutatud pärast riigipööret, kui ta mõistis, et kõik on läbi? Või oli see kirjutatud varem, võib-olla isegi enne Toompea rünnakut, kui ta juba teadis, et see on lootusetud? Ja kui ta teadis, et ta kaotab, siis miks ta seda tegi? Kas see oli uhkus? Kohustus? Või lihtsalt sõltuvus võitlusest, võimetus peatuda? Need, kes kohtusid Koganiga tema viimaste aastate jooksul Venemaal, räägivad, et ta oli muutunud. Ta ei rääkinud enam poliitikast, ta ei rääkinud enam Eestist. Ta elas vaikselt, peaaegu eraklikult. Mõned ütlevad, et ta oli murtud mees, kes ei suutnud leppida oma kaotusega. Teised ütlevad, et ta oli lihtsalt väsinud, et ta oli võidelnud kogu oma elu ja nüüd ta lihtsalt tahtis rahu. Aga üks inimene, kes kohtus temaga aasta enne tema surma, räägib midagi muud. Ta ütleb, et Kogan rääkis temaga pikalt ühel õhtul ja lõpus ta ütles, ma ei kahetse mitte midagi. Ma tegin seda, mida ma pidin tegema. Aga kui ma saaksin tagasi minna, ma teeksin ühe asja teisiti, ma kuulaksin rohkem. Mida ta mõtles? Keda ta oleks pidanud kuulama? Kas ta mõtles neid eestlasi, kes tahtsid vabadust? Või neid oma järgijaid, kes tahtsid rahu? Või võib-olla iseennast, oma südant, mis ütles talle, et see sõda on kaotatud enne, kui see algas? Ajalugu on kirjutatud võitjate poolt ja Eesti ajaloos on Jevgeni Kogan pahalane. Aga iga pahalane on kellegi kangelane.
Nende jaoks, kes uskusid Nõukogude Liitu, kes kartsid Eesti iseseisvust, oli Kogan viimane kaitsja, viimane, kes julges seista vastu. Ja kui me tahame mõista Eesti 90-ndaid, kui me tahame mõista, miks integratsioon oli nii raske, miks lõhe oli nii sügav, siis me peame mõistma Koganit, mitte õigustama teda, aga mõistma. Sest ta ei olnud koletis, ta ei olnud robot. Ta oli inimene, kes tegi valikuid, mõned neist kohutavad, mõned neist arusaadavad. Ja tema lugu on hoiatus selle kohta, mis juhtub, kui hirm võtab võimust, kui retoorika asendab dialoogi, kui sõda tundub ainsana võimalusena. Aga on veel üks lugu, mida räägitakse vaikselt, mida ei ole kunagi kinnitatud, aga mis ei kao. Lugu sellest, et Kogan ei surnud loomuliku surmaga. Lugu sellest, et keegi teda leidis, keegi, kes ei unustanud Toompead, keegi, kes tahtis kätte maksta. Kas see on tõsi? Tõenäoliselt mitte. Kogan oli vanamees, ta oli haige, ta oli unustatud. Kellel oleks olnud põhjust teda tappa? Aga legendid ei vaja tõde, nad vajavad ainult võimalust. Ja võimalus on olemas. Sest Kogan tegi oma elus palju vaenlasi, mitte ainult eestlaste seas, vaid ka oma enda inimeste seas. Paljud Interrinne liikmed süüdistasid teda pärast riigipööret, et ta viis nad lõksu, et ta lubas neile võitu, aga andis neile kaotuse. Mõned neist läksid vangi, mõned kaotasid oma töö, mõned pidid põgenema. Ja nad kõik teadsid, et Kogan põgenes esimesena, et ta jättis nad maha. Kas keegi neist otsis teda üles? Kas keegi neist tahtis vastuseid? Või kätte maksta? Tõde on see, et me ei tea. Ja võib-olla me ei saagi kunagi teada. Aga see, mida me teame, on see, Jevgeni Kogan oli mees, kes võis muuta Eesti ajalugu. Kui Toompea rünnak oleks õnnestunud, kui parlament oleks kukutatud, kui Moskva oleks saatnud tanke, siis Eesti lugu oleks olnud teistsugune. Võib-olla Eesti ei oleks täna iseseisev. Võib-olla see oleks ikka veel osa Venemaast, nagu Tšetšeenia, nagu Krimm. Või võib-olla oleks olnud veelgi hullem, võib-olla oleks olnud kodusõda, nagu Jugoslaavias, nagu Gruusias. Kogan seisis selle tuleviku lävel. Ja ainus asi, mis peatas teda, oli eestlaste julgus, nende julgus tulla Toompeale, seista seal, laulda seal ja mitte taganeda. See oli hetk, mil rahvas võitis tribüüni. See oli hetk, mil demokraatia võitis demagoogia. Aga see oli ka hetk, mil Eesti mõistis, et vabadus ei ole kunagi garanteeritud, seda tuleb kaitsta, iga päev, iga hetk. Ja nii Jevgeni Kogani lugu ei ole lihtsalt ühe mehe lugu. See on lugu sellest, kuidas impeeriumid surevad, kuidas ideoloogiad kokku varisevad, kuidas inimesed valivad, mõnikord õigesti, mõnikord valesti ja kuidas need valikud kujundavad ajalugu. Kogan valis võidelda kaotatud asja eest. Ta valis seista impeeriumi poolel, kui impeerium oli juba surnud. Ja ta maksis selle eest oma eluga, mitte dramaatiliselt, mitte kangelaslikult, vaid vaikselt, üksi, kaugel kõigest, mida ta kunagi teadis. Kas see oli õiglane? Ajalugu ei ole õiglane. Ajalugu on lihtsalt see, mis juhtus. Ja see, mis juhtus, on see, Eesti sai vabaks. Ja Kogan jäi impeeriumi viimaseks sõduriks, kes võitles pärast seda, kui sõda oli juba läbi. Kujutage ette, et olete üks neist 12 inimesest, kes teadsid kõike Jevgeni Kogani kohta, iga salajast kohtumist Moskva esindajatega, iga varjatud pangakontot, iga plaani, mida ta kunagi ei tunnistanud avalikult. Need inimesed olid tema siseringis, tema usaldusisikud, need, kes korraldasid miitinguid, kes tõid inimesi tänavatele, kes kandsid sõnumeid edasi-tagasi üle piiri. Nad teadsid, et Kogan ei olnud lihtsalt idealisti, kes uskus Nõukogude Liitu, ta oli strateegiline mängija, kes kasutas ideoloogiat kui relva. Aga 1991. aasta augustis, kui riigipööre Moskvas nurjus, pidid need 12 inimest tegema valiku, kas jääda lojaalseks mehele, kes viis nad lõksu, või päästa oma nahk. Üks neist valis teisiti kui teised. Tema nimi ei ilmu kunagi ajalooraamatutesse, aga tema otsus muutis kõike. Ta läks Eesti julgeolekuteenistuse juurde ja rääkis. Ta andis neile nimesid, kuupäevi, dokumente. Ta rääkis neile sellest, kuidas Kogan sai raha Moskvast, kuidas ta kohtus ka ohvitseridega, kuidas ta plaanis Toompea rünnakut mitte spontaanse rahvaviha väljendusena, vaid hoolikalt ettevalmistatud operatsioonina. Kes oli see mees? Miks ta reetis? Kas ta tegi seda südametunnistuse pärast või lihtsalt hirmust? Ja kõige tähtsam, kas Kogan teadis kunagi, kes teda müüs?
see reetmine oli Koganile surmaotsus, mitte füüsiliselt, vaid poliitiliselt. Sest kui Eesti ametivõimud said kätte tõendid tema sidemete kohta Moskvaga, oli tema saatus pitseeritud. Ta ei saanud enam kunagi tagasi tulla. Ta ei saanud enam kunagi olla see tribüün, kes seisis 1000 inimese ees ja pani nad uskuma. Ta oli nüüd lihtsalt põgenik, mees ilma kodumaata, mees, keda keegi ei vajanud. Aga see reetja, see 12 inimest, kes teadsid kõike, kus nad on täna. Mõned neist surid, mõned kadusid, mõned elasid vaikselt Eestis või Venemaal, kandes endas saladusi, mida nad ei jaganud kunagi. Aga üks neist elab siiani. Ta on vanamees nüüd, üle 80 aasta vana, ja ta elab väikeses korteris Tallinnas, mitte kaugel Toompealt. Mõnikord, kui ta kõnnib mööda Lossi platsist, peatub ta ja vaatab üles Lossi poole. Ja need, kes teda tunnevad, ütlevad, et tema silmades on midagi, mitte kahetsust, mitte uhkust, vaid lihtsalt tühjust. Nagu mees, kes teab, et ta tegi õige asja, aga kes ei suuda kunagi unustada hinda, mida ta maksis. Aga rääkigem sellest, millest ajalooraamatud ei räägi, Kogani rahast. Sest iga revolutsioon, iga liikumine vajab raha. Miitingute korraldamine, transpordid, plakatid, isegi alkohol, millega hoida mehi vihases meeleolus, kõik see maksab. Ja Interrinne ei olnud vaene liikumine. Nad suutsid tuua 1000 inimesi tänavatele, nad suutsid rentida saale, nad suutsid printida 1000 lendlehti. Kust tuli see raha? Ametlikult annetustest, liikmemaksudest. Aga need, kes olid sees, teadsid teist lugu. Moskva saatis raha. Mitte otse, mitte pangaülekannete kaudu, vaid läbi keeruliste skeemide, läbi tehaste, läbi ametihingute, läbi kultuurivahetuse programmide. Üks endine Interrinne kassapidaja, kes nõustus rääkima anonüümselt, ütles, me saime kohvreid täis rubla. Mitte 1000, 100 000. Ja me ei küsinud kunagi, kust see tuli, sest me teadsime. Ja me teadsime ka, et kui me küsiksime, siis me ei saaks enam midagi. Aga kui Nõukogude Liit lagunes, kuhu see raha kadus? Mõned ütlevad, et Kogan võttis osa sellest endaga Venemaale. Teised ütlevad, et see jäi Eestisse, peidetud kontodele, mida keegi ei leidnud kunagi. Ja on need, kes ütlevad, et raha ei olnudki kunagi olemas, et see oli lihtsalt legend, mille Kogan lõi, et näida võimsamana, kui ta tegelikult oli. Aga üks dokument, mis leiti Eesti arhiividest 10 aastat tagasi, räägib teist lugu. See on pangakonto väljavõte Šveitsi pangast, avatud 1989. aastal, nimele, mis ei ole Jevgeni Kogan, vaid midagi muud, pseudonüüm, mida keegi ei tunnista. Kontol oli hetkel, mil see avati, 500 000 Šveitsi franki. Tänapäeval see oleks üle 1 miljoni euro. Kelle konto see oli? Kas Kogani oma? Kas kellegi teise oma, kes kasutas Kogani nime? Ja kõige tähtsam, kus see raha on täna? Pank ei avalda informatsiooni, sest Šveitsi seadused kaitsevad privaatsust isegi pärast surma. Aga on inimesi, kes otsivad. Ajakirjanikud, ajaloolased, isegi mõned endised Interrinne liikmed, kes usuvad, et see raha kuulub neile, et nad võitlesid, nad kannatanud ja Kogan võttis kõik endaga. Kas nad leiavad selle kunagi? Tõenäoliselt mitte. Aga legend elab edasi. Ja mõnikord legendid on võimsamad kui tõde. Nüüd rääkigem sellest, millest keegi ei taha rääkida, Kogani tervisest. Sest see mees, kes seisis Toompea väravas, kes karjus miitingutel, kes näis olevat raudne ja võitmatu, oli tegelikult haige. Mitte vaimselt, füüsiliselt. Juba 80. aastatel, kui ta alustas oma poliitilist karjääri, oli tal südameprobleemid. Ta võttis tablette, ta käis arstide juures, aga ta ei rääkinud sellest kunagi avalikult. Sest nõrkus oli vaenlane. Nõukogude kultuuris, eriti meeste seas, oli haigus häbi. Ja Kogan ei saanud endale lubada häbi. Ta pidi olema tugev, ta pidi olema juht. Aga need, kes olid tema lähedal, nägid märke. Nad nägid, kuidas ta mõnikord peatus keset kõnet, kuidas ta hoidis kätt rinna peal, kuidas ta hingeldas. Ja nad nägid, kuidas ta keeldus puhkamast, kuidas ta sundis ennast edasi, nagu ta teadis, et tal ei ole palju aega. Üks endine Interrinne liige, kes oli Kogani isiklik assistent, räägib lugu, mis ei ole kunagi avalikustatud. Ta ütleb, et ühel ööl, paar nädalat enne Toompea rünnakut, Kogan kukkus kokku oma kontoris. Tema süda peatus. Assistent helistas kiirabi, aga Kogan keeldus haiglasse minekust.
Ta ütles, kui ma lähen haiglasse, siis kõik saavad teada. Ja kui kõik saavad teada, siis ma olen läbi. Nii et nad tõid arsti tema juurde, mitte tavalist arsti, vaid kellegi, kes oli valmis vaikima. Arst ütles, et Kogan vajab operatsiooni, et tema süda ei pea vastu veel kaua. Aga Kogan keeldus. Ta ütles, pärast Toompead. Pärast võitu. Aga võitu ei tulnud. Ja operatsiooni ei tulnud. Ja Kogani süda jätkas nõrgenemist päev päeva järel, kuni see lõpuks peatus, mitte dramaatiliselt, mitte lahinguväljal, vaid vaikselt, üksi kaugel kõigest. Kas see oli enesetapp? Mitte otseselt. Aga see oli valik surra aeglaselt, valik mitte otsida abi, valik lasta oma kehel kokku variseda, sest tema vaim oli juba varem kokku varisenud. Aga miks ta keeldus ravist? Miks ta ei võtnud pakkumist, mida Moskva talle tegi, eksil, turvaline elu, isegi pension? Mõned ütlevad, et see oli uhkus. Teised ütlevad, et see oli süütunne. Aga üks inimene, kes kohtus Koganiga tema viimaste kuude jooksul, räägib midagi muud. Ta ütleb, et Kogan rääkis temaga ühel õhtul ja ta ütles, ma ei taha elada maailmas, kus Nõukogude Liitu ei ole. Sest see maailm ei ole minu maailm. Ma ei tunne seda. Ma ei mõista seda. Ja ma ei taha seda mõista. See oli tema tõeline surm, mitte füüsiline, vaid eksistentsiaalne. Ta suri juba siis, kui Nõukogude Liit lagunes. Tema keha lihtsalt võttis aega, et järele jõuda. Aga on veel üks lugu, mida räägitakse vaikselt Tallinna venekeelsetes kogukondades, lugu sellest, et Kogan ei olnud ainus. Lugu sellest, et oli teisi, kes jätkasid tema tööd, kes ei unustanud tema visiooni, kes ootasid oma aega. Kas see on tõsi? Osaliselt. Sest Interrinne ei kadunud täielikult. Mõned selle liikmed jäid Eestisse, mõned said isegi Eesti kodakondsuse, mõned läksid poliitikasse, mitte enam kui Nõukogude Liidu kaitsjad, vaid kui vene kogukonna esindajad. Nad ei räägi enam Koganist, nad ei tunnista kunagi, et nad olid Interrinnes. Aga need, kes teavad, näevad jälgi. Nad näevad samu retoorikat, samu taktikaid, samu hirme, mida Kogan kasutas. Ja mõnikord, kui poliitilised pinged tõusevad, kui Eesti ja Venemaa suhted lähevad halvaks, võib kuulda kajakaid Kogani häälest, mitte tema suust, vaid nende suust, kes õppisid temalt. Aga kes on see inimene, kes jätkab Kogani pärandit? Kas ta on poliitik? Ärimees? Või lihtsalt keegi, kes elab vaikselt, kes ootab oma hetke? Eesti julgeolekuteenistused teavad nimesid. Nad jälgivad neid inimesi, nad kuulavad nende telefone, nad loevad nende e-kirju. Aga nad ei saa midagi teha, sest demokraatias ei saa inimesi vahistada mõtete eest. Ja nii need inimesed elavad edasi, nad töötavad, nad kasvatavad lapsi, nad ootavad. Ootavad mida? Võib-olla midagi, mis ei tule kunagi. Või võib-olla midagi, mis tuleb varem, kui me arvame. Sest ajalugu ei liigu sirgjooneliselt. Ajalugu liigub tsüklites. Ja tsüklid korduvad. Kas Jevgeni Kogan oli kangelane või pahalane? Vastus sõltub sellest, keda te küsite. Eestlastele ta oli pahalane, mees, kes üritas hävitada nende vabadust, kes tõi vägivalda nende tänavatele, kes oleks valmis ohverdama nende tulevikku oma mineviku nimel. Aga mõnele venekeelsele elanikule ta oli kangelane, viimane, kes julges seista vastu, viimane, kes ei andnud alla, viimane, kes uskus, et nende hääl on oluline. Ja see on traagiline, mitte see, et Kogan oli halb või hea, vaid see, et ta oli mõlemad. Ta oli mees, kes võitles selle eest, mida ta uskus, aga kes ei mõistnud, et see, mida ta uskus, oli juba surnud. Ja nii ta suri ka, mitte kangelasena, mitte pahalasena, vaid lihtsalt mehena, kes eksis, kes kaotas, kes jäi üksi. Kujutage ette, et olete arhivaar, kes töötab Eesti Riigiarhiivis ja ühel tavalisel hommikul 1999. aastal lõi kasti, mida ei peaks olema olemas. Kast on märgistatud lihtsalt numbritega 0544 ja sellel on tempel, mida te ei ole kunagi varem näinud, hävitamisele kuuluv enne 1991. aasta detsembrit. Aga keegi ei hävitanud seda. Keegi peitis selle hoopis ära, sügavale arhiivi keldritesse, kuhu keegi ei vaata kunagi. Te avate kasti. Sees on dokumendid, mitte tavalised protokollid või aruanded, vaid midagi palju ohtlikumat. Seal on nimekiri, 37 nime, kõik Eesti poliitikud, ajakirjanikud, aktivistid.
Ja iga nime kõrval on märkus neutraliseerida pärast operatsiooni Toompea. Mitte vahistada. Mitte küsitleda. Neutraliseerida. Te mõistate kohe, mida see tähendab. See oli tapmisnimekiri. Nimekiri inimestest, kes pidid kaduma, kui Kogani rünnak oleks õnnestunud. Kes selle koostas? Kas Kogan ise? Kas Moskva? Või keegi kolmas, keegi, kes töötas varjus, keegi, kelle nime me ei tea siiani? Ja kõige kohutavam küsimus, mitu nendest 37 inimesest teab täna, et nende nimi oli sellel nimekirjal? Kas keegi on neile öelnud? Või elavad nad siiani, teadmata, kui lähedal nad olid surmale? See nimekiri ei ole kunagi avalikustatud täielikult. Eesti valitsus otsustas, et see oleks liiga ohtlik, et see võiks avada vanad haavad, et see võiks tekitada uusi konflikte. Aga mõned nimed on lekkinud. Üks neist oli Edgar Savisaar, mees, kes seisis Toompeal ja kuulutas välja hädaolukorra. Teine oli Lennart Meri, tulevane president, kes sel ajal oli lihtsalt kirjanik ja aktivist. Kolmas oli ajakirjanik, kelle nimi ei ütle täna enam midagi, aga kes kirjutas artikleid, mis paljastasid Interrinne sidemeid Moskvaga. Kõik nad olid märgitud. Kõik nad pidid kaduma. Aga nad ei kadunud, sest Kogani plaan nurjus. Ja nüüd nad elavad edasi, mõned neist juba surnud loomulikul teel, mõned ikka veel elus, kandes endas teadmist, et nad olid üks samm kaugusel tühjusest. Kas see muutis neid? Kas see pani neid hindama elu teisiti? Või kas nad ei mõelnud sellele kunagi, sest nad ei teadnud? Aga see nimekiri paljastab midagi veel, midagi, mida ajaloolased ei taha tunnistada. See paljastab, et Kogani liikumine ei olnud spontaanne rahvaviha. See oli sõjaline operatsioon. See oli planeeritud, organiseeritud, rahastatud. Ja see oli mõeldud mitte lihtsalt Toompea hõivamiseks, vaid täieliku võimu haaramiseks. Dokumendid näitavad, et pärast parlamendi hõivamist pidi Kogan kuulutama välja hädaolukorra, pidi paluma Moskvalt sõjalisi vägesid korra taastamiseks, pidi moodustama ajutise valitsuse, kuhu kuulusid ainult Interrinne liikmed ja nende toetajad. See oli riigipööre. Mitte metafoorne, vaid sõna otseses mõttes. Ja ainus asi, mis seda peatas, oli see, et eestlased tulid Toompeale kiiremini, kui Kogan arvas. Nad ei tulnud relvadega, nad ei tulnud vägivaldselt, nad tulid lihtsalt. Ja nende kohalolek muutis kõike. Sest Kogani mehed, kuigi nad olid vihased, kuigi nad olid joobnud, ei olnud mõrvarid. Nad ei olnud valmis tulistama inimesi, kes lihtsalt seisid seal ja laulsid. Ja nii plaan varises kokku. Aga kes koostas selle plaani? Kes kirjutas need dokumendid, kes tegi need otsused? Kogan ei olnud strateegiline geenius, ta oli tribüün, ta oli kõnemees, aga ta ei olnud sõjaline planeerija. Keegi teine pidi olema tema taga. Keegi, kel oli kogemus, kes teadis, kuidas riigipöördeid tehakse. Ja arhiivid viitavad ühele nimele, nimi, mida ei mainita kunagi avalikult, aga mis ilmub ikka ja jälle dokumentides. See on ka kolonel, kes töötas Tallinnas 80ndatel aastatel, kes oli vastutav eriolukordade eest. Tema nimi oli Aleksandr Grigorjev. Ta ei olnud kuulus, ta ei andnud kunagi intervjuusid, ta ei ilmunud kunagi miitingutel. Aga ta oli seal varjus, planeerides, organiseerides, kontrollides. Ja kui kõik varises kokku, kadus ta. Mitte Venemaale, ta oli juba seal. Vaid lihtsalt kadus dokumentidest, kadus ajalooraamatutest, kadus mälust. Kas ta elab siiani? Tõenäoliselt mitte, ta oleks nüüd üle 90 aasta vana. Aga tema pärand elab. Sest iga dokument, mida me leiame, iga nimekiri, iga plaan, kõik need kannavad tema käekirja. Aga rääkigem nüüd sellest, millest keegi ei taha rääkida, Kogani kehast. Mitte tema tervisest, mida me juba mainisime, vaid tema füüsilisest kohalolekust, tema nõrkusest, tema varisemisest. Sest see mees, kes seisis 1990 aasta mais Toompea väravas, ei olnud enam sama mees, kes alustas oma poliitilist karjääri 2 aastat varem. Ta oli kaotanud kaalu, palju kaalu. Tema nägu oli kahvatu, tema käed värisesid, tema hääl, kuigi ikka veel võimas, kõlas vahel õõnsalt, nagu ta räägiks tühjusest. Need, kes nägid teda lähedalt, räägivad, et ta võttis tablette pidevalt, mitte ainult südameravimeid, vaid ka valuvaigisteid, unerohtu, midagi, mis hoidis teda püsti, kui tema keha tahtis kokku variseda.
Üks endine Interinne liige, kes oli Kogani lähedal nendel päevadel, ütleb, ma nägin, kuidas ta võttis tablette, mitte 1 või 2, vaid peotäis. Ta neelas need alla veega ja siis ta läks välja ja rääkis, nagu miski poleks juhtunud. Aga ma nägin tema silmades, ta oli hirmul. Mitte eestlastest, mitte politseist, vaid oma kehast. Ta teadis, et see ei pea vastu. See hirm oma keha ees, on midagi, mida võimsad inimesed ei tunnista kunagi. Sest võim nõuab tugevust, võim nõuab kontrolli. Aga kuidas sa kontrollid oma südant, mis keeldub lööma? Kuidas sa kontrollid oma käsi, mis värisevad, kui sa püüad allkirjastada dokumenti? Kuidas sa kontrollid oma mõtteid, mis hägustuvad, kui tabletid hakkavad mõjuma? Kogan üritas. Ta sundis ennast edasi, ta keeldus puhkamast, ta keeldus tunnistamast, et ta on haige. Aga tema keha ei valetanud. Ja need, kes olid tema ümber, nägid seda. Nad nägid, kuidas impeerium, mitte Nõukogude Liit, vaid Kogani isiklik impeerium, varises kokku seestpoolt. Nad nägid, kuidas mees, kes pani tuhanded inimesed liikuma, ei suutnud enam panna oma enda keha liikuma. Ja see oli sümboolne. Sest Nõukogude Liit varises kokku samal viisil, mitte välise rünnaku tõttu, vaid seesmise nõrkuse tõttu. Süsteem, mis näis olevat võimas, oli tegelikult õõnes. Ja Kogan oli selle süsteemi kehastus. Aga mis juhtus tema kehaga pärast tema surma? See on küsimus, millele keegi ei oska vastata. Ametlikult ta maeti Peterburis, väikesel kalmistul, kus puhkavad tavalised inimesed, mitte kangelased, mitte pahalased, lihtsalt inimesed, kes elasid ja surid. Tema haual ei ole suurt monumenti, ei ole pikka epitaafi, ainult nimi ja kuupäevad. Aga mõned inimesed, kes on seda hauda külastanud, räägivad midagi imelikku. Nad ütlevad, et haud on alati puhas. Keegi toob lilli, keegi puhastab kivi, keegi hoiab seda korras. Kes? Kas mõni endine Interinne liige, kes ei unusta? Kas mõni sugulane, kellest me ei tea? Või keegi muu, keegi, kes tunneb, et ta võlgneb Koganile midagi, võib-olla mitte tänu, vaid lihtsalt mälestust? Me ei tea. Aga haud on seal ja see on puhas. Ja see ütleb midagi, et isegi kui ajalugu unustab, ei unusta inimesed. Aga nüüd jõuame kõige tumedama osani, mida Eesti valitsus ei taha tunnistada, mida ajaloolased vältivad, mida isegi need, kes olid seal, ei taha meenutada. Rääkigem sellest, mis oleks juhtunud, kui Kogan oleks võitnud. Mitte hüpoteetiliselt, vaid konkreetselt, põhinedes dokumentidel, mida me oleme leidnud. Sest need dokumendid, need, mis pääsesid hävitamisest, näitavad täpset plaani. Esimene samm, parlamendi hõivamine ja kõigi valitsuse liikmete ajutine kinnipidamine. Teine samm, hädaolukorra väljakuulutamine ja Moskva vägede kutsumine korra taastamiseks. Kolmas samm, uue valitsuse moodustamine, kuhu kuuluvad ainult Interinne liikmed. Neljas samm, kõigid separatistlike organisatsioonide keelustamine, see tähendas Rahvarinde, kõigi iseseisvusliikumiste, kõigi eestikeelsete ajalehtede, mis toetasid iseseisvust. Viies samm, erirežiimid kehtestamine, mis tähendas komandanditundi, tsensuurit, massilisi vahistamisi. Aga kuues samm, see on see, mis külmetab verd. Kuues samm olid elanikkonna ümberpaiknemine. See tähendas, et need eestlased, kes olid aktiivsed iseseisvusliikumises, pidid vabatahtlikult kolima teistesse Nõukogude Liidu osadesse, Siberisse, Kesk-Aasiasse, kuhu iganes, kus nad ei saaks enam häirida ühiskondlikku rahu. See ei olnud deportatsioon ametlikult, see oli vabatahtlik ümberasustamine. Aga me teame, mida see tähendab. Me oleme näinud seda varem 1940. aastatel, kui tuhanded eestlased saadeti Siberisse. Kogan plaanis seda korrata. Mitte massiliselt, mitte kohe, vaid järk-järgult, vaikselt, nii et maailm ei märkaks. Ja kui maailm oleks märganud, oleks olnud juba hilja. Kas see oleks toiminud? Tõenäoliselt mitte. Sest maailm oli muutunud, Berliini müür oli langenud, Ida-Euroopa oli vabastatud, lääs jälgis Baltikumi tähelepanelikult. Aga Kogan uskus, et see toimiks. Ta uskus, et Moskva toetab teda, et Gorbatšov ei julge sekkuda, et lääs ei tee midagi peale sõnade. Ja võib-olla ta oleks olnud õigus. Sest lääs ei teinud midagi, kui tankid läksid Vilniusesse. Lääs ei teinud midagi, kui inimesed surid Riias. Miks oleks lääs teinud midagi Tallinna pärast? Aga me ei saa kunagi teada, sest Kogan ei võitnud. Ta kaotas.
Ja tema plaan jäi lihtsalt paberile, mis on nüüd arhiivis, kollane ja habras, aga ikka veel loetav, ikka veel kohutav. Aga kes teadis sellest plaanist? Kas ainult Kogan ja tema siseringis? Või teadsid ka teised, Moskva, võib-olla isegi mõned Eesti poliitikud, kes mängisid mõlemat poolt? Üks dokument, mis leiti hiljuti, viitab sellele, et vähemalt üks Eesti poliitik teadis. Tema nimi on tsenseeritud dokumentides, aga kontekst on selge, see oli keegi, kes oli ametlikult Rahvarinde liige, aga kes salaja kohtus Kogani inimestega. Kas ta oli topeltagent? Kas ta üritas saada informatsiooni? Või kas ta oli tõeline reetja, kes oleks valmis müüma oma rahva, kui hind oleks olnud õige? Me ei tea. Aga see dokument eksisteerib. Ja see tähendab, et keegi kuskil teab rohkem, kui ta ütleb. Kas see inimene elab siiani? Kas ta magab rahulikult öösel? Või kas ta ärkab higisena, mõeldes sellele, mis oleks võinud juhtuda, kui tema saladus oleks paljastunud? Aga lõpetame selle osaga küsimusega, mis ei lase ajaloolastel rahule jääda. Miks Kogan ei põgenenud varem? Ta teadis, et riigipööre Moskvas nurjus. Ta teadis, et Nõukogude Liit laguneb. Ta teadis, et tema aeg on läbi. Aga ta jäi Eestisse veel nädalaid pärast seda. Miks? Mõned ütlevad, et ta lootis ikka veel, et midagi muutub, et Moskva saadab väed, et kõik ei ole veel läbi. Teised ütlevad, et ta ei osanud põgeneda, et ta oli nii sügaval oma rollis, et ta ei suutnud ette kujutada elu ilma selleta. Aga üks inimene, kes kohtus Koganiga nendel viimaste päevadel, räägib midagi muud. Ta ütleb, et Kogan rääkis temaga ja ütles, ma tahan näha lõppu. Ma tahan näha, mis juhtub, kui kõik see, mille nimel ma võitlesin, kaob. Ma tahan näha, kas ma eksisin või kas maailm eksis. See oli tema viimane trotsitus, mitte Eesti vastu, mitte ajaloo vastu, vaid saatuse vastu. Ta tahtis olla tunnistaja oma enda lüüasaamisele. Ja kui ta lõpuks põgenes, ei olnud see enam põgenemine, see oli lihtsalt lahkumine. Lahkumine maailmast, mis ei olnud enam tema maailm. Ja nii Jevgeni Kogani lugu jätkub, mitte tema elus, sest see on läbi, vaid meie mälus, meie ajaloos, meie hirmus. Sest Kogan ei olnud ainulaadne. Ta oli tüüp inimesest, kes ilmub alati, kui impeeriumid varisevad, kui maailmad muutuvad, kui inimesed on hirmul. Ta oli see, kes lubas stabiilsust kaose ajal, kes lubas tugevust nõrkuse ajal, kes lubas minevikku, kui tulevik oli ebakindel. Ja inimesed uskusid teda, sest nad tahtsid uskuda. Nad ei tahtnud muutust, nad tahtsid, et kõik jääks samaks. Aga ajalugu ei küsi, mida me tahame. Ajalugu lihtsalt juhtub. Ja Kogan jäi selle alla. Kas me näeme veel Koganeid tulevikus? Tõenäoliselt jah. Sest maailm ei ole stabiilne, maailm ei ole kindel. Ja alati on inimesi, kes kasutavad seda ebastabiilsust, kes muudavad hirmu vihaks, kes lubavad lihtsaid lahendusi keerulistele probleemidele. Ja alati on inimesi, kes neid usuvad. Meie ülesanne ei ole neid hukka mõista, meie ülesanne on neid mõista. Sest ainult mõistes me saame vältida, et ajalugu kordub. Ainult mõistes me saame ehitada maailma, kus Koganid ei leia pinnast, kus hirm ei muutu vihaks, kus minevikku ei kasutata relvana tuleviku vastu. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustus mees, kes oli vastutav Jevgeni Kogani isikliku turvalisuse eest, rääkima kaameratesse. Tema nimi on Dmitri Sokolov, ta on nüüd 72-aastane ja ta elab vaikses korteris Narvas, piiri ääres, piiri, mida Kogan ei ületanud kunagi tagasi. Sokolov istub oma köögis, tema käed värisevad kerge, kui ta valab teed, ja ta ütleb midagi, mis muudab kõike, mida me arvame teadvat. Ta ütleb, Kogan teadis, et ta sureb. Ta teadis seda juba enne Toompead. Arst oli öelnud talle 6 kuud, võib-olla vähem. Südamepuudulikkus, nii raske, et iga päev võis olla viimane. Ja ma küsisin temalt, miks sa siis teed seda? Miks sa ei lähe haiglasse, miks sa ei võta ravi vastu? Ja ta vaatas mulle otsa ja ütles, sest kui ma ei tee seda nüüd, siis ma ei tee seda kunagi. Ja siis kõik see, mida ma olen teinud, on olnud asjata. See oli tema tõeline motivatsioon, mitte ideoloogia, mitte Moskva käsud, vaid lihtne, inimliku hirmtähendusetu elu ees. Ta tahtis surra tähendusrikkalt. Ta tahtis, et tema nimi jääks ajalukku. Ja ta sai seda, aga mitte nii, nagu ta lootis. Sokolov räägib edasi, tema hääl muutub vaiksemaks, peaaegu sosistuseks.
Ta räägib sellest, kuidas Kogan võttis tablette, mitte ainult südameravimeid, vaid ka midagi muud, midagi, mida arst ei olnud välja kirjutanud. Ta ostis neid mustalt turult, ütleb Sokolov. Amfetamiine, midagi, mis hoidis teda ärkvel, mis andis talle energiat, kui tema keha tahtis alla anda. Ma nägin, kuidas ta võttis neid enne iga suurt kõnet, enne iga miitingut. Ta neelas need alla ja siis tema silmad muutusid, nad muutusid eredamaks, kõvemaks, nagu ta oleks keegi teine. Aga pärast, kui efekt kadus, ta varises kokku. Ta istus oma kontoris, pea käte vahel, ja ta ei rääkinud kellegagi. Ta lihtsalt istus seal, hingeldades, oodates, kuni ta suudab jälle püsti tõusta. See oli Kogani saladus, ta ei olnud raudne mees, keda inimesed nägid laval. Ta oli purustatud mees, kes hoidis end koos keemiliste ainete ja meeleheitega. Aga Sokolov räägib veel midagi, mis ei ole kunagi avalikustatud. Ta räägib sellest, et Kogan sai hoiatuse. Mitte Eesti valitsuselt, mitte politseilt, vaid kelleltki teiselt, kelleltki Moskvast. 2 nädalat enne Toompea rünnakut tuli mees, ütleb Sokolov. Ta ei öelnud oma nime, ta ei näidanud dokumente, aga ma teadsin, kes ta oli, kabe. Ta rääkis Koganiga privaatselt, ainult nemad 2. Ja pärast, kui mees lahkus, oli Kogan muutunud. Ta oli vaikne, ta ei karjunud enam, ta ei teinud plaane. Ta lihtsalt istus ja vaatas aknast välja. Ja ma küsisin temalt, mis juhtus. Ja ta ütles, nad jätsid mind maha. Moskva jättis mind maha. See oli hetk, mil Kogan mõistis, et ta on üksi. Et kõik need lubadused, tankid, väed, tugi olid olnud tühjad sõnad. Moskva ei tulnud teda päästma. Moskva oli juba otsustanud, et Balti riigid ei ole seda väärt. Ja Kogan oli lihtsalt ohvrilammas. Aga miks ta siis jätkas? Miks ta läks ikkagi Toompeale, kui ta teadis, et ta on üksi, kui ta teadis, et ta kaotab? Sokolov vaikib pikalt ja siis ta ütleb, sest tal ei olnud kuhugi minna. Ta oli põletanud kõik sillad. Ta ei saanud tagasi minna Moskvasse kui kaotaja. Ta ei saanud jääda Eestisse kui reedetud. Tal oli ainult üks tee edasi. Ja nii ta läks. Ta läks, teades, et see on enesetapp, mitte füüsiline, vaid poliitiline. Aga vähemalt see oli tema valik. Vähemalt ta kontrollis midagi. See oli Kogani viimane trotsitus, valik surra oma tingimustel, mitte kellegi teise omadel. Aga nüüd paljastame midagi, mida isegi Sokolov ei teadnud, midagi, mis tuli välja alles 10 aastat tagasi, kui üks endine arhivaar otsustas rääkida enne oma surma. See mees, kelle nimi oli Viktor Petrov, töötas Moskva peakorteris 80. ja 90. aastatel. Ta oli vastutav Balti riikide toimikute eest. Ja ta rääkis sellest, et oli olemas nimekiri, mitte see nimekiri, millest me juba rääkisime, mitte tapmisnimekiri Eesti poliitikutest, vaid teine nimekiri. Nimekiri Interrinne liikmetest, kes pidid neutraliseeritama pärast operatsiooni. Moskva ei usaldanud neid, ütles Petrov. Nad olid liiga valjud, liiga ettearvamatud, liiga ohtlikud. Plaan oli kasutada neid Toompea hõivamiseks ja siis, kui kõik oleks läinud plaani järgi, vahistada nad kõik. Süüdistada neid provokatsioonides, ekstremismis, mida iganes. Ja saata nad Siberisse või lihtsalt kaduda lasta. Ja Kogani nimi oli selle nimekirja tipus. See tähendab, et Kogan ei olnud mitte ainult Eesti vaenlane, ta oli ka Moskva ohver. Ta oli mängutükk, mida kasutati ja mis pidi pärast visatama minema. Kas ta teadis sellest? Petrov ütleb, et võib-olla. See mees, kes tuli Koganit hoiatama, see ei olnud hoiatus Toompea rünnaku kohta. See oli hoiatus tema enda saatuse kohta. Keegi Moskvas, keegi, kel oli veel südametunnistust, üritas talle öelda, põgene. Põgene nüüd, kuni sul on veel aega. Aga Kogan ei põgenenud. Võib-olla ta ei uskunud. Võib-olla ta arvas, et ta on liiga oluline, et Moskva ei julge teda puutuda. Või võib-olla ta lihtsalt ei hoolinud enam. Võib-olla ta oli juba otsustanud, et surm, ükskõik millises vormis, on parem kui elamine maailmas, mis ei vaja teda enam. Aga see nimekiri paljastab veel midagi, see paljastab, kes oli tõeline peavillain selles loos. Mitte Kogan. Kogan oli lihtsalt tööriist, kasutatav ja visatav. Tõeline villain oli süsteem, mis kasutas inimeste hirme, mis lubas neile kaitset ja siis jättis nad maha, mis mängis nendega nagu malenuppudega ja siis ohverdas nad, kui mäng muutus kaotuslikuks.
Ja see süsteem ei olnud ainult Nõukogude Liit, see oli iga süsteem, mis paneb võimu inimestest kõrgemale, mis kohtleb inimesi kui vahendeid, mitte eesmärke. Kogan oli selle süsteemi ohver sama palju kui need, keda ta ründas. Ja see on kõige traagilisem osa tema loost. Aga mis juhtus nende inimestega, kes olid sellel teisel nimekirjal, nende Interrinne liikmetega, kes pidid kaduma? Paljud neist ei teadnud kunagi, et nad olid ohus. Nad elasid edasi, mõned Eestis, mõned Venemaal, mõned kuskil mujal. Aga mõned neist kadusid tõesti. Mitte kohe, mitte dramaatiliselt, vaid järk-järgult, vaikselt. Üks neist oli Sergei Ivanov, Kogani paremkäsi, mees, kes organiseeris Toompea rünnakut. Ta põgenes Venemaale pärast riigipööret, aga ta ei jõudnud kunagi Moskvasse. Tema keha leiti 6 kuud hiljem metsast Pihkva oblastis. Ametlik versioon oli enesetapp. Aga need, kes tundsid teda, ütlevad, et Ivanov ei olnud mees, kes tapaks end. Ta oli ellujääja, ta oli võitleja. Keegi teine tappis ta. Aga kes? Ja miks? Kas see oli Moskva, kes puhastab oma jälgi? Kas see oli keegi Eestist, kes tahtis kätte maksta? Või keegi kolmas, keegi, kellest me ei tea siiani? Aga nüüd jõuame Kogani viimaste aastateni, millest räägitakse vähe, sest need olid igavad, valulikud, tähenduseta. Pärast põgenemist Venemaale üritas Kogan leida oma kohta. Ta liitus parteiga, Võsroštenie, ta käis miitingutel, ta üritas rääkida, nagu ta rääkis Tallinnas. Aga keegi ei kuulanud. Venemaa oli kaoses, majandus varises kokku, inimesed kaotasid oma säästud, tänavaile ilmusid kurjategijad ja oligarhid. Kellelgi ei olnud aega kuulata vanameest, kes rääkis Balti riikidest, mida keegi ei mäletanud enam. Kogan muutus nähtamatuks. Ta, kes kunagi seisis 1000 inimese ees, elas nüüd väikeses korteris Peterburis, üksi, unustatud. Üks inimene, kes kohtus temaga 1996. aastal, räägib, et Kogan oli muutunud äratundmatult. Ta oli kõhn, peaaegu skelet. Tema riided olid vanad, kulunud. Ta ei rääkinud enam poliitikast, ta rääkis ainult minevikust. Ta rääkis Tallinnast, ta rääkis Toompealt, ta rääkis sellest, kuidas kõik oleks võinud olla teisiti. Ja siis ta vaikis ja ma nägin tema silmades, ta ei elanud enam. Ta lihtsalt eksisteeris, oodates lõppu. See oli Kogani tõeline karistus, mitte vangistus, mitte surm, vaid unustusse vajumine. Mees, kes tahtis jääda ajalukku, elas oma viimased aastad nii, nagu teda poleks kunagi olnudki. Aga oli üks hetk, üks viimane hetk, mil Kogan üritas veel kord olla see, kes ta kunagi oli. 1999. aastal, kui Venemaa pommitas Tšetšeeniat, kui Putin tõusis võimule, kui vanakord näis tulevat tagasi, organiseeris Kogan väikese miitingu Peterburis. Ta kutsus kokku kõik, kes veel mäletasid Interrinnet, kes veel uskusid Nõukogude Liitu. Tuli 30 inimest. 30, mitte 1000, mitte 100, vaid 30. Ja Kogan seisis nende ees ja ta üritas rääkida, nagu ta rääkis kunagi. Aga tema hääl oli nõrk, tema sõnad segased. Ja inimesed hakkasid lahkuma, üks, siis teine, siis kolmas. Lõpuks jäi alles ainult 5 inimest. Ja Kogan seisis seal mikrofoni ees ja ta ei rääkinud enam. Ta lihtsalt seisis, vaadates tühja saali ja siis ta istus maha ja pani pea käte vahele. See oli tema viimane kõne. See oli hetk, mil ta mõistis, et kõik on tõesti läbi. Paar aastat hiljem, täpne kuupäev ei ole teada, sest keegi ei märganud kohe Jevgeni Kogani südapeatus lõplikult. Ta oli üksi oma korteris. Keegi ei leidnud teda mitu päeva. Kui politsei lõpuks sisse murdis, leidsid nad tema keha toolil, aknast välja vaatamas põhja poole, Eesti poole, kohta, kuhu ta ei saanud kunagi tagasi minna. Tema laual oli üks dokument, käsitsi kirjutatud kiri, dateerimata, adresseerimata. Kirjas seisis, ma ei kahetse, et ma võitlesin. Ma kahetsen, et ma ei kuulanud. Ma kahetsen, et ma ei näinud, et maailm oli juba muutunud ja ma olin jäänud minevikku. Aga kui ma saaksin tagasi minna, ma teeksin sama. Sest see oli ainus asi, mida ma oskasin teha. See oli Kogani testament, mitte vabandus, mitte süüdistus, vaid lihtsalt tunnistus. Tunnistus mehest, kes ei suutnud muutuda, isegi kui muutumine oli ainus viis ellu jääda. Aga mis juhtus pärast Kogani surma? Mis juhtus Eestiga, mis juhtus Interrinnega, mis juhtus nende inimestega, kes uskusid teda?
Eesti läks edasi. Riik ehitati üles, majandus kasvas, inimesed õppisid elama vabaduses. Venekeelne kogukond, see kogukond, mida Kogan väitis esindavat, integreerus aeglaselt, valusalt, aga siiski. Mitte kõik, mitte täielikult, aga piisavalt, et Eesti oleks täna üks stabiilsemaid riike Euroopas. Interrinne kadus, mitte ametlikult, sest seda ei olnud kunagi ametlikult registreeritud, vaid lihtsalt hajus. Selle liikmed läksid oma teid, mõned said Eesti kodanikeks, mõned jäid Venemaale, mõned surid, mõned unustati. Aga Kogani pärand ei kadunud täielikult. Sest iga kord, kui Eestis tõusevad pinged vene kogukonna ja Eesti kogukonna vahel, iga kord, kui keegi räägib diskrimineerimisest, või keeleseadustest, või ajaloost, võib kuulda kajakaid Kogani retoorikast. Mitte tema suust, vaid nende suust, kes õppisid temalt, kes õppisid, kuidas kasutada hirmu, kuidas muuta ajalugu relvaks, kuidas panna inimesi uskuma, et nad on ohvrid, isegi kui nad ei ole. See on Kogani tõeline pärand, mitte Interrinne, mitte Toompea rünnak, vaid see retoorika, see mõtteviis, see võimetus näha tulevikku, sest minevik on liiga võimas. Aga on ka teine pärand, millest räägitakse vähem, aga mis on võib-olla tähtsam. See on pärand nendest eestlastest, kes tulid Toompeale 1990 aasta mais. Need inimesed, tavalised inimesed, mitte kangelased, mitte sõdurid, lihtsalt inimesed, kes otsustasid, et nad ei lase oma riiki hävitada, nad näitasid midagi, mida Kogan ei mõistnud kunagi. Nad näitasid, et demokraatia ei ole lihtsalt süsteem, see on valik. Valik tulla, valik seista, valik laulda, kui keegi karjub. Valik uskuda, et sõnad on võimsamad kui vägivald, et ühtsus on tugevam kui viha. Ja see valik päästis Eesti. Mitte tankid, mitte diplomaatia, mitte lääne tugi, vaid see valik, mille tegid tuhanded tavalised inimesed ühel maikuupäeval. Kas Jevgeni Kogan oli kangelane või pahalane? Vastus on, ta oli kumbki ja kumbki mitte. Ta oli mees, kes võitles selle eest, mida ta uskus, aga kes ei mõistnud, et see, mida ta uskus, oli juba surnud. Ta oli mees, kes kasutas inimeste hirme, aga kes oli ise hirmul, hirmul tähendusetu elu ees, hirmul unustuse ees, hirmul surma ees. Ta oli mees, kes oleks võinud olla keegi teine, keegi, kes ehitab sildu, mitte põletab neid, aga kes valis teise tee. Ja see tee viis teda Toompeale, ja sealt Venemaale, ja sealt unustusse. Aga on üks viimane saladus, mis ei lase ajaloolastel rahule jääda. Saladus selle kohta, mis juhtus Kogani kehaga pärast tema surma. Ametlikult ta maeti Peterburis, nagu me juba ütlesime. Aga mõned inimesed väidavad, et see ei ole tõsi. Nad väidavad, et Kogani keha toodi salaja tagasi Eestisse, et ta on maetud kuskil Tallinnas, kohas, mida keegi ei tea. Miks? Kes seda tegi? Ja miks see on saladus? Üks versioon ütleb, et see oli tema pere, et nad tahtsid, et ta puhkaks kodus, isegi kui ta ei saanud seal elada. Teine versioon ütleb, et see oli Eesti julgeolekuteenistus, et nad tahtsid hoida tema hauda saladuses, et see ei muutuks palverännaku kohaks nende jaoks, kes ikka veel uskuvad tema visiooni. Kolmas versioon ütleb, et see on lihtsalt legend, et Kogan on tõesti Peterburis ja kõik need lood on lihtsalt viis hoida tema mälu elus. Me ei tea, milline versioon on tõsi. Aga see, mida me teame, on see, Jevgeni Kogani lugu ei ole lõppenud. See jätkub iga kord, kui keegi räägib ajaloost, iga kord, kui keegi küsib, mis oleks võinud olla, iga kord, kui keegi valib, kas ehitada või hävitada, kas kuulata või karjuda, kas minna edasi või jääda minevikku kinni. Kogan valis minevikku. Ja ta maksis selle eest oma eluga. Aga meie, kes elame täna, meil on ikka veel valik. Ja see valik määrab, kas Kogani lugu on hoiatus või prohvetikuulutus. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Jevgeni Koganit veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idoolide kohta.